Kuidas jõuda valijateni? Üks võimalus on teha kampaaniat tänaval, teine palju laialdasemaga on postitada video sotsiaalmeediasse. Euroopa Parlamendi valimised juba käivad. Tule valima, ma palun sinu toetust. Ühe esimese poliitikuna tegi sotsiaalmeedias häälte püüdmisega algust Jüri Ratas, kes toona pidi enda tegemiste pärast ka palju kriitikat kuulma. Tema videod aga jõudsid inimesteni ning tõid talle vajalikud hääled. Kui poliitikas olla nagu pikalt soovid olla, mitte et ma tulen, ma saavutan väga hea tulemus, aga tegelikult 4 aasta pärast ei tea minust keegi midagi, siis võib-olla see toob tulemust, aga kui olla nagu poliitikas pikemalt, siis ma arvan, et nendest silmast silma kohtumistest, nendest väärtuspõhistest arvamustest, väga keerulistel küsimustel konkreetse seisuga ütlemisest, et sellest ei saa nagu üle ega ümber. Ka mitmed teised poliitikud on sotsiaalmeediasse hääli koguma asunud, nende hulgas ka Riigikogu liige Andre Hanimägi. Ja proua, igal juhul tuleb mind valida, kes lõikab vajadusel teie aorti. Tegelikult peab leidma ka sellise oma niši, kes poliitikutest teeb süüa, kes on oma aias midagi tegemas, kes laulab, kes mängib pilli. Tegelikult sellise inimliku poole näitamine üldiselt poliitikas on tulnud, et jääda. Mida me siis Riigikogu valimiste eel teilt näha võime? No mina pean harjutama oma pillimängu ja laulmisoskust, et see on, ma arvan, see, millega mina võib-olla kõige rohkem tegelen. Kas Riigikogu valimistel ongi siit oodata suuremat häältesaaki? See kõneleb sellest, et kuskil on olemas mingisugused poliitilised hoovused, mida erakonnad pole harjunud hästi kinni püüdma. Et nad ei ole suutnud seni kuskilt sealt sellistest kohtadest reaalselt hääli saada. Üks on enne valimisi, siis mõtlevad kõik poliitikud ja erakonnad häältele ja loomulikult siis on hea, kui on oma striimer olemas, kes võtab noorte hääli, aga pärast valimisi kui sa oled kogu oma kampaania ehitanud üles vastandumisele või siis vängetele ropsõnadele, siis olla koalitsioonis ja volikogus ja olla nende samade vanade poliitikutega, keda sa äsja sõimasid, et nad ei tea noortest midagi, olla nüüd nendega koos ja hoida oma nägu. Vot see saab olema, ma arvan, päris keeruline. Tartus tegi sel aastal väga tugeva tulemuse striimer Chris Kärner. Tema paistis enne valimisi silma skandaalsete väljaütlemistega. Reformierakond rippu! Sotsid! Seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Teine sel korral tublisti hääli kogunud suunamudija oli Sandra Laur. Ma olen pärit Tartust ning õppisin siin Miina Härma gümnaasiumis. Nüüd ma õpin siin King's College Londonis rahvusvahelisi suhteid ja sõjateadust. Poliitika on mind alati huvitanud, et juba 4 aastaselt soovisin presidendiks saada. Õpid sa praegu Inglismaal. Kuidas sa siin Tartu volikogu töös saad kaasa lüüa üldse? Ega London ei ole ju kaugel. See on umbes 2,5-3 tunni kaugusel, sama mis Tallinnast Tartusse sõita. Et see näitab, et sotsiaalmeediaga jõuad sa väga tugevasti nagu valijateni, sa jõuad kindlasti nooremateni ja Tartu puhul me näeme, et sotsiaalmeedia võib isegi viia need inimesed volikogudesse sisse. Vanadel aegadel puudutab see näitlejad, sportlased, kõik, eks ole, et rahva hulgas populaarsed, et toovad ka hääli. Aga mis nad tegema hakkavad siis, kui on, kuidas nad lahendavad rahanduse küsimusi, kaudsed maksud või otsesed maksud või kuidas see on. Et see on, aga eks see sotsiaalmeedia maailm on nooremale põlvkonnale on palju mõistetavam kui mulle ja see muidugi mõjutab kõvasti. Kas Riigikogu valimistel ongi uueks trendiks otsida enda erakonna nimekirja striimereid ja mõjuisikuid, kes suure hääle hulga toovad? Ma arvan, et nad hakkavad natukene, aga ma ei tea, kas just nagu seda skandaalsust otsitakse ja sellega tekib seal veel võib-olla päris probleeme ka, et näiteks koalitsiooni moodustamisel võib see takistuseks osutuda.